Tere Osteopaatia podcasti kuulajatele. Täna on 3 osteopaati ekraanil. Alustame sinu tutvustusega. Tere! Mina olen Kaidi Kers-Pauklin ja osteopaatia maailmas olema juba 6. aastat. Marika. Mina olen Marika Sild, olen samuti osteopaat ja siin akadeemias siis ka õpetajan. Ragnar Oister, kooli ellukutsuja. Ja täna räägime täiskasvanute õppimisest, kuidas õppida osteopaadiks ja mis endaga kaasa toob. Räägime ka sellest, et kellele sobivad osteopaatia vastuvõtud ja mis need endaga kaasa toovad. Sest täiskasvanuna õppimine ei ole lihtsalt uue kihi lisamine, vaid vanade kihtide koorumine. Osteopaatia õpingud ei ole lihtsad. Nad nõuavad kohalolu, tähelepanu, tundlikkust ja haavatavust. See tähendab kõigile, et sisemine mina võib kaotada tähenduse. Inimene seisab sillal 2 maailma vahel, kui ta otsustab õppima tulla, kui ta otsustab selle sammu teha, kui ta otsustab, et ta vajab midagi juurde, midagi teada saada, siis on vana mina lahkumas ja uus alles kujunemas. Kaidi, kuidas sinust osteopaat sai? Kuidas sina selle silla ületasid? Kas ennem kooli, kooli ajal, peale kooli? Millal sa aru said, et sa oled nüüd osteopaat? Kui päris aus olla, siis selleks läks päris pikk aeg. Oma enesearengu teekonnal olin ma juba enne osteopaatia akadeemiasse astumist ja mind huvitas selline teistsugune maailm inimese tervise osas, kuna mul olid endal ka tervisega seotud teemad, mis vajasid lahendamist ja siis ma otsisin võimalusi, mismoodi seda lahendada saaks. Ja osteopaatia kooli astudes oli kõik kuidagi väga uus ja teistmoodi ja see õppimine koolis andis hästi palju juurde iseendale isiksusena. Et üks asi oli see, et ma tulin õppima osteopaatiat, aga teine asi oli ka see, et ma isiksusena muutusin päris palju. Sisemiselt rahulikumaks, ma muutusin tervemaks. Et üks väga hea boonus on siin kooli juures see ka, et kui sa käid selle kooli läbi, siis kindlasti su tervislik seisund muutub palju paremaks. Selliseks, mida sa isegi ei kujuta ette, et kui hea võib oma kehas olla. Mida tähendab õppimine, mis ei kinnita enam sinu vana mina? See tähendab seda, et kui sa ikkagi midagi õpid juurde, siis sa pead midagi ära andma, et see uus õpitu sinu sisse ära mahuks. Et selge see, et tuleb enda sees korrektuurid teha ja need korrektuurid võivad päris suured olla. Et üks pool on see, et milline tutvusringkond su ümber on, milliste inimestega sa lävid, missugune sinu suhtumine üldse erinevatesse elustiilidesse on, et kui tolerantne sa oled või millised on sinu jaoks need olulised tervislikud eluviisid, mida sa siis harrastama hakkad. Et see annab nagu hästi palju silmaringile juurde. Minu jaoks oli see küll väga oluline etapp, kus ma sain enda ja nii-öelda inimeseks olemise kohta hästi palju teada. Ja ma olen hästi tänulik selle eest. Ütlen ausalt, kooli ajal mul olid vahepeal Ameerika mäed. Vahepeal ma tundsin, et ma olen vägev tegija ja ma olen ikka juba tõsine osteopaat juba esimesel kursusel. Siis tuli see on täiesti tavaline. Enamus esimest kursust on väga head tegijad. Ja teisel kursusel tuli see, et kus hakkas juba nagu jalgealune sõredaks minema, et ei tea, kas ma ikka oskan ja kas ma saan aru ja kas ma saan hakkama ja siis tuli jälle mingi selline hoop peale, et nüüd on kõik tore ja hästi. Aga selline päris osteopaadiks saamine tegelikult ei lõppe või ei tule kooli lõpetamise järel.
sellepärast, et üks asi on, sa õpid ameti selgeks. Aga teine asi on see, et ka sinu pea sees on ka vastu võetud see otsus, et vot, mina olen nüüd osteopaat. Et kui inimene tuleb tänaval, küsib, et kes sa oled, millega sa tegeled, ja siis sa ütledki kindlalt. Et sa suudad sirge seljaga öelda, et olen küll osteopaat. Ma olen osteopaat. Mul võttis see ikka peale kooli veel natukene aega, sest ma olin niivõrd teises valdkonnas tööl ja ma ei osanud ennast osteopaadi ametiga koheselt suhestuda. Ja ümber lülitada. Jah, see oli keeruline alguses. Mis on veel tavaline, et õpilastel kõik suhted muutuvad, nii nagu sa tõid välja sõpruskond, tutvusringkond. Täna ma võin öelda, et ka lähisuhted on muutumas. Et mida sa suudaks selle kohta öelda? Mis sinuga kooli ajal juhtus ja mis sinu lähisuhetega juhtus? No ütleme nii, et enesearengu tee hakkas ka enda kooli, nii et see oli ka siuke paras lähisuhete ja sõpruskonna lammutamine ja kooli ajal muutus täpselt samamoodi, aga see toimus kuidagi veel kiiremini kui enne seda, et hästi kiirelt sai selgeks see, et kellega sa sobid rohkem, kellega sul võib-olla ei ole mingi hetk äkki nagu mitte millestki rääkida, et sul ei ole puutepunkte, sest sa näed maailma teistmoodi ja sa näed asju sügavuti ja terviklikumalt rohkem kui su eelnev elukogemus on. Ja eelnev elu nõudis ka, et ta ei nõudnud nii tundlikkust. Sest kuidas ma seda ütlen, et siis ei paku enam huvi teemad, mis on nagu keskmiselt tavapärased inimseltskonnas, et kuidas su liisingumaksetega läheb, näed, üür on jälle tõusnud, elektrihinnad on kallimad. Ja see on igapäevane elu ja sellest räägitakse. Aga suhted omavahel lähevad sügavamaks. See on alguses oled sa nagu pinnal ujuleja või supleja, aga osteopaatia on see, mis annab nüansi juurde, et sa oled elusuhtes valmis olema süvasukelduja. Et see läheb ka suhetesse, et sa ei lepi enam pinnapealsete suhetega, mis räägivad üleüldistest asjadest. Sa tahad nagu sinna sügavamale minna. Ja osteopaatia on see, mis annab sulle selle hea võimaluse. Ja tundlikkuse. Kelle kohta sa võiks öelda, et kellele osteopaatia õpingud ei sobi? Ma arvan nende puhul, kes arvavad, et see on lihtsalt üks tore amet, mille puhul on võimalik võib-olla lihtsalt raha teenida. Et õpin ühe toreda ameti selgeks ja siis hakkan raha kokku kühveldama. See peab südames olema ja see peab olema ikkagi hinges ja sa pead olema valmis sügavustesse sukelduma nii enda sisse kui osteopaatia teadmistesse. Et need on nagu kaks olulist punkti. Meie nüüd jutustame, mis sina, Maarika, arvad? Nüüd ma küsin kohe Maarika käest, et millal sina ennast osteopaadina hakkasid tundma? Eile. Milline teekond oli? No teekond on pikk ja minu meelest see jätkub, et iga päev mul on tunne... Ja täna sa ju ei ole kohale jõudnud, eks ju? Et mul on iga päev selline tunne, et ma praegu saan aru, mis see osteopaatia tähendab ja see, mis ma eile arvasin, tundub selline natuke toores ja roheline ja see nagu kogu aeg jätkub niiviisi. Et see on nagu, see ongi põnev, et see selline, see on see sisemine teekond, see sisemine kasvamine ja iga päev sul on mingid teemad, mis sa iseenda sisemiselt lahendad ja mulle isegi tundub, et see osteopaadi töö, ta nii hästi toetab seda, et kõik sinu kliendid õpetavad sind, kõik su õpilased õpetavad sind ja sa kogu aeg kasvad ja see on, et ühtepidi sa aitad kliente nende teekonnal ja arengus ja tervenemisel ja teistpidi sa tervendad iseennast kogu aeg see läbi. Mida sinu jaoks tähendab, kui õppimine enam ei toeta vana mina? Ehk siis
no iseenda uuenemine. jah, Ja kuna sa oled siin koolis õpetaja, siis sa ju näed ka, ma ikka naeran, kuidas kõik õpilased maadlevad jah, enda sees. jah, õpilased maadlevad, aga võib-olla ma tooks sellise näite, et siis, kui ma õppisin siin koolis, siis me igal aastal, meil on selline tore traditsioon omavahel, et 31. detsembril me teeme uue aasta pilti. Ja ma õppisin siin koolis siis ja ma mõtlesin, et ma tahaks selliseid kohe muutuda. Ma tahan olla kohe kiiret muutust, ma tahan olla kohe valmis osteopaat ja ma panin sinna pildi peale Fööniks tõuseb tuhast. Mis juhtus? Edaspidi ma olen nende piltidega ettevaatlikum. Et sellel aastal ma täiesti põlesingi, täiesti tuhaks, et kui me räägime vanast minast, et kõik see vana, mis ei töötanud enam ja mis tegelikult tegi väga palju haiget ja mis on väga oluliselt suuresti seotud meie egoga, et see põles suure leegiga ja suure valuga ja need protsessid olid üliintensiivsed. Et nii võib juhtuda küll, jah, kui sa hakkad seda vana mina maha jätma, ma mõtlen, et kindlasti on ka võimalik seda pehmemalt saavutada. Ja pehmus on ka sellest, me näeme oma õpilastest, et kui nad ei pea tempole ja tulele vastu, siis nad lihtsalt lahkuvad ja see ei ole allaandmine, vaid see on lihtsalt teine valik. Ja, sest igal inimesel on erinev selline arengutempo, mõnede jaoks vastuvõtutempoga. et seda tuleb liiga palju ja see, et sa pead muutuma, sa pead oma tõeks pidamisi kogu aeg keerama hoopis teiseks, et mis täna tundus sulle täiesti normaalne ja niimoodi käib, võib homme olla hoopis midagi muud ja vastupidi, et seda on raske niimoodi kiiret plaks-plaks vastu võtta, see võtab igaühe puhul aega oma protsessi. No täna õpetajatena tegelikult me ju palju teeme tööd sellega, et õpilastel siiski pehmem oleks see muutumine. Sellepärast ei ole vaja oma pildi peale panna Fööniks tõuseb tuhast. ja oleme õpetamistempot muutnud, õpetamismetoodikat, taktikat muutnud, et see koorumine ei oleks nii valulik, et see oleks igal ühele võimalik omas tempos läbi viia ja et suhteks ainult paremaks muutuks. Ja tegelikult me oleme hästi palju õppinud juurde ka seda, kuidas Euroopa tasemel osteopaatiat õpetatakse ja me oleme seda ka siin kooli integreerinud, nii et selles mõttes ka, et see vastab sellele metoodikale, mida siis teistes akadeemiades pakutakse. Jah, mujal Euroopas, kellega me ennast võrdleme, sest me ei saa teiste suurte Ameerika ja venelastega ennast võrrelda tänases päevas, me oleme eurooplased. Ja Euroopa sertifikaat on ju ka aga tegelikult mulle meeldib meie koolis see, et Ragnal on tehtud see programm niiviisi, et päris palju on psühhosomaatikat sees. Ja minule isiklikult see väga meeldib, sest ma täna osteopaadina ma ei näe, et on võimalik inimesel terveneda ilma, et ma muudaksin oma mõtlemist või suhtumist või muudaksin millise tähenduse ma annan olukordadele. Et kui ma seda ei muuda, siis lihtsalt kehaliselt järgi aidates, mina täna ei näe, et on võimalik terveneda. See on ääretult oluline ja see, et tegelikult meie koolis on võimalik õppida seda kehaga tööd koostöös. Meelega, hingega, vaimuga. Et see on nagu väga üliäge ja minule see väga meeldib. Ja, et õppimine ei pea olema kriis. Ja ütleme seda ka, et eelnev kogemus, kui ma olen erinevaid eksootilisi massaaže õppinud, siis alguses... Millised need eksootilised massaažid olid siis? No näiteks lomi-lomi, siis Ayurveda jalgadega massaaž ja olgem ausad, olen ka tantramassaaži õppinud, aga mitte sellist laadi, mis on erootiline, vaid pigem selline, mis on kogu keha tasakaalustav. Ja aeg-ajalt, kui sa läksid
tehnikaid tehes sellisesse punkti, mis inimesel haiget oli juba pikka aega teinud, siis tihtipeale tekkisid inimesel reaktsioonid peale seda, et emotsioonid pääsevad välja. Et siis ma ei saanud veel sellistest asjadest niiviisi aru, et miks teraapia ajal või siis massaaži ajal vahest inimesed nutma ja mida hakkavad. nad nutavad ja Jaa, uluvad ja jaa. värisevad ja Et keha annab lihtsalt välja mõni karjub selle, ka ju. karjub ja mõned hakkavad naerma, et neid reaktsioone on erinevad, et oleneb sellest, mis emotsioon on sinna kehasse sügavatesse kihtidesse peitu läinud. Ja vot see pool on ka siin koolis olemas, et me ühendame need asjad, et miks need emotsioonid seal on ja püüame neid ka veel peale kehalise tegevusega teistmoodi vabastada. Ja noh, see vaimne pool on arenguline ja noh, tegelikult ju kui patsiendid käivad, siis see kriisi ja arengu vahe on suhteliselt hägune ja sellepärast vahel patsiendid ei saagi aru, et kas nad on arenguhüppes või viidi neid kuskile kriisiseisundisse, et No sa vist mõtled pigem praegu seda, et peale osteopaatia seanssi Jah. võib järgmisel või ka ülejärgmisel päeval kehal olla reaktsioon. Et täiesti normaalne on, kui on mingi väike palavik või valu suureneb. või valu suureneb, aga just sellepärast, et see kolle on aktiveeritud ja see on paranemise protsessi osa, et see ei ole midagi hirmsat. Ja see ei pruugi ainult kehas olla, võivad ka emotsioonid erinevad üles tulla. Ja. Et hoolimata, Nutuhood ja- hoolimata sellest, et tegelikult osteopaat oma ruumis saadab ära alati tasakaalustatult inimese. Aga sellegipoolest pärast võivad tulla, sest mingid kohad on avatud ja mingid emotsioonid võivad ikkagi välja tulla. Mingid vanad mustrid võivad hakata nagu tagasi tulema. Kellele teie arust ei sobi osteopaatia seansid? Teil on mõlemad kogemused olemas. Ja vot on patsiente või kliente, kes tulevad ja ütlevad, et neil on kindel nägemus, mida osteopaat peaks tegema, mis nad on endale pannud diagnoosi ja siis neil on kindlad ootused, et tulen ja vot osteopaat peaks siit tegema seda ja siit tegema seda. Ja umbes tunni aja pärast peaks selline tulemus olema. Ja, et ilmselt see on selline ootus, millele ei saa vastata ükski osteopaat. Sest selles ruumis, kus osteopaat töötab, osteopaat saab ikkagi lähtuda oma tunnetusest, kuidas ta tajub seda inimese keha ja kus ta saab teda toetada. Ta saab ära kuulata küll selle, mis mured on inimesel, aga kui inimene saaks ise seda dikteerida, mis teha on vaja, siis ta võiks ju ise kodus need asjad ära teha, et see ei ole vaja tulla osteopaadi juurde. No see on üks pool asja. Teine pool võib ka niiviisi rääkida, et see mure või kehaline vaevus või valu või ebamugavustunne, mis inimesel on, mis ta siia toonud on, see ei ole ju ühe päevaga tekkinud. See ei ole tunniga tekkinud, et me peaksime suutma selle tunniga ära võtta. Põõsa küljest tema külge astus majja sisse. Et see on mingisuguste valikute tagajärjel lõpuks välja kujunenud ja seda ei ole võimalik tunniga ära võtta. Ja tegelikult ma tahtsingi veel jõuda sinna öelda, et kellele ei sobi, et üks on see, et tal on oma nägemus, mida osteopaat tegema, et palun vajuta selle nupu peale, mis võtab ära mul selle valu või mind kõhnaks teeb või silmad selgeks teeb. Aga osteopaatia ei sobi inimesele, kui ta ei ole valmis võtma vastutust. Kui ta ei ole ise valmis võtma vastutust, see tähendab seda, et tegelikult see teekond terviseni sõltub temast, mitte osteopaadist, ega ühestki teisest terapeudist, et sellepärast, et ta peaks aru saama, et tema elukvaliteeti muudab see, kuidas ta mõtleb, kuidas ta suhtub, kas ta on valmis tegema oma elus muutusi, sest kui ma tahan terveneda, ma pean midagi muutma, sest keha ütleb meile, muuda midagi, stopp, muuda midagi. Ja kui ma ei taha seda kuulata, siis ma võtan ravimeid, et sümptomeid summutada ja et ma saaksin kõik sümptomid ära summutada, et ma jumala eest ei peaks midagi muutma. Hästi, aga mul on küsimus teile mõlemale. Mitte kordamööda vastata, et kuidas te aru saate, et patsient otsib lahendust, mitte ei ole teekonnal?
Ma ei saa aru seda, mis see erinevus, mis see lahendus on see, et ta tahab, ta on valmis muutuma. Teekond on see, kui ta tuli sind vaatama ja vaatame, mida sa oskad. no, Ta astub läbi ja vaatab, mis siin tehakse. minu jaoks nagu teekond on ka see, et kui ma otsin lahendust, et ma olen teekonnal otsimas lahendust, et see ka võib ka teekond olla. Vahel on see ka teekond, No, aga kui minu ta on jaoks- teekonnal, ta ei võta vastu No lahendust. tihtipeale inimene tuleb ja ütleb, et ma käisin selle spetsialisti Jaa, juures, jaa. selle spetsialisti juures, mitte keegi ei osanud mind aidata, et noh, ma vaatan nüüd, kas sina oskad. No See on teekond. jah, See on teekond tavaliselt ma ja- siis ütlen, et mina ka ei oska tõenäoliselt, sest see ei sõltu minust ju. ja tavaliselt on ka selline lause selliste inimeste juures, et ta viskab lauale pikali ja tee mind terveks. Võta need anna- asjad mu küljest ära. ja võta need küljest ära ja tee nii, et mul on hea olla. See ei ole võimalik niimoodi, sest kui sa astud uksest välja ja teed kõiki täpselt neid samu asju edasi, siis see kõik tuleb tagasi. Ja kui sul on olnud valu, mis sinu tegevusi on katkestanud, piiranud, mitte lubanud teha, siis see valu on sellepärast, et sa neid ei teeks, mitte et sa võitlusesse asuks ju. Ja tihtipeale teraapia käigus saavad koed vabaneda siis kõige paremini, kui ta isegi võib-olla selle teraapia käigus suudab jõuda mingisugusele mõistmisele. Siis need koed, see on käe all hästi tunda, kuidas koed vabanevad. Ja seetõttu ma tihti teraapia käigus ka proovin vestelda kliendiga, inimesega, et tal tekiks mingisugune teistsugune taju. Mõnikord see õnnestub, mõnikord mitte, aga see aitab hästi kaasa. Kudede vabanemisel aitab see hästi kaasa. No mina jäin praegu mõtlema veel seda poolt ka, mis on niisugune puht füüsiline, puht mehaaniline, et millega inimesed tihtipeale osteopaadi vastuvõtule tulevad, on nagu sellised sundasendid, et ta ongi kontoris, ta istub kogu aeg, hommikul läheb tööle, istub seal terve päeva ära, tuleb õhtul töölt koju, istub diivani peale, vaatab telekat, et põhimõtteliselt liikumine on üsna nullilähedane. Et keha on ikkagi täiesti elus asi ja ta vajab liikumist ja kui sa ei liiguta ennast, siis ainult osteopaat ei saa sinu keha liikumises hoida. Ta saab küll aidata, et sul on mugav jälle oma liikumisrütmi minna, aga ta ei saa iga kord sinu eest kogu seda 7000 sammu või 10 kükki hommikul päevas või mis iganes need sinu jaoks spetsiaalsed head harjutused on, ta ei saa neid sinu eest ära teha. Sina pead ise oma elu elama. Seda ka ja ainult toitumine ei päästa. Ja see on ka kõik. Siin on päris Et kui öeldakse, et ideaalselt toitutakse või väga hästi, siis ilma liikumiseta see ei ole abiks. Ja olen sellega ka nõus, et tegelikult on uni ka üks väga oluline asi, mis tegelikult inimese tervist toetab ja aitab. Et kui kas või need 3 komponenti, liikumine, toitumine ja uni on inimesel reguleeritud ja paika saadud, siis ka see on oluline osa, mida inimesed teha saavad, et nende keha võimalikult paremini. Kuidas eristada tervenemiskriisi ja millal see tavaliselt tuleb, kui patsiendid laual on olnud? See mõtled nüüd täpselt mida? Millal valud suurenevad, millal see paha olla võib tulla peale osteopaadi külaskäiku? Kui hambad ristis tehakse asju, mis tegelikult selle inimesele ei sobi. Sunnitakse ennast mingitesse olukordadesse, kus tegelikult olla ei taha. Ja mina näen ka niimoodi, et võib-olla vaimus või hingeliselt me juba oleme valmis muutuma, aga kehal võtab natuke kauem aega, et järgi tulla. Ja need protsessid, need tasakaalustamise protsessid võtavad aega ja kui on tekkinud mingi taipamine, selline natuke isegi vapustav taipamine. Siuke vau. Jah, vau. Ja ma olen juba jõudnud nagu vaimus hinges Arusaamisele. siis võtab natuke aega, et keha järgi tuleb.
kehas võtab see natuke aega. Või siis teine nüanss, kui lähtuda rohkem anatoomilist füsioloogiliselt, siis kui me mõjutame mingeid kudesid, kus võib olla põletikuline protsess, kus võib olla mingi pinge, me mõjutame neid, siis me võime kõigepealt tervenemine algab ju ka kõigepealt sellega, et põletik läheb natuke suuremaks, on ju. protsess tekib ja siis ka tekib mingi valu, võib-olla mingisugune põletik läheb korraks suuremaks, enne kui ta vaibub ja terveneb. Et need protsessid võivad toimuda. Aga mul on hea meel, et tegelikult järjest rohkem tuleb inimesi. Viimati tuli ka üks inimene mu vastuvõtule ja ütles, et ma otsin inimest, kes toetaks mind minu teekonnal, kuidas nagu liikuda rohkem kergusesse või tervisesse. Kuidas paremaks muutuda. Jah, et see on nagu selline nagu rõõmustav. Ja nendele inimestele osteopaatia sobib, kes otsivad, kuidas olla tervem, kuidas olla rohkem kerguses, kuidas olla rohkem endaga kontaktis, kuidas olla rohkem selles ilusas sõnas nagu armastuses. Ja, et kui sa oled ise tervem, siis on sul ka tervem suhe iseendaga ja samamoodi on sul ka tervem suhe sind ümbritsevaga, et perekonnas, tutvusringkonnas, et see on tervem ja hoitum. Näed, kuidas sa endasse suhtud, kas sa oled ennast ära kaotanud või sa oled enda jaoks oluline? Kui on siis osteopaadi vastuvõtta, et kuidas see vastutus siis jaguneb? Kes siis vastutab selle tulemuse eest teie arust? Mina pakuksin välja nii, et osteopaat vastutab oma tegevuse eest. Et ta ei kahjustaks. Et ma ei kahjustaks, ma vastutan oma tegevuse eest, aga patsient või inimene või klient, kuidas nüüd teda nimetada, tema vastutab oma tervise eest ja oma heaolu eest. Ehk siis valikuid teeb inimene, kuidas ta elab, kuidas ta mõtleb, mis otsuseid ta teeb, neid valikuid teeb inimene. Mina saan toetada tema keha, saan näidata teisi vaatenurki, aga valikuid teeb tema. Kaidi? Ma olen sinuga nõus, Marika, et just nimelt, et ütleme, osteopaat saab teha suure töö ära kabinetis, aga ta ei saa seda ka teha üksinda, selles suhtes, et patsiendi valmisolek või siis inimese, kes tuli, valmisolek peab seal juures olema, kes siis seda teraapiat vastu võtab, et ta on avatud ja kui uksest välja astub, siis on tema vastutus, selle inimese vastutus sellest hetkest 100%, kuidas see ravi edasi toimib, see teraapia, mis kuidas tema jätkab, on ju? Ja kuidas tema jätkab, et kas see, mis osteopaadi kabinetis juhtus, kas see aitab teda edasi, kas see tervendab teda. Ja kas see jõuab kusagile? Kas see jõuab kusagile või siis keeratakse kõik jälle hoopis teise raja peale ja nullitakse see töö ära. Ka niisuguseid asju võib olla. Ma toon võib-olla näite, et lihtsam on aru saada, et tuleb selline teismeline noormees, kes on kukkunud kõrgelt alla, tal on põrutus olnud, ta pea valutab, arsti juures on käidud, kiirabis ka üle vaadatud, et mingeid suuri kahjustusi ei ole, et on röntgeni või tähendab MRT pildid ja muud asjad on paigas ja teeme ka tasakaalustamise, nii et osteopaatiliselt saab teda aidatud, ta tunneb ennast paremini ja räägitud sai ka, et 2 päeva tuleb rahulikult võtta ja siis selgub, et järgmisel päeval läheb noormees trikirattaga sõitma ja kukub uuesti. Me ei saa seal midagi aidata või muuta, kui ta ei ole isegi andnud aega endale tasakaalustada ja terveks saada oma keha tervemaks. Ma võiks võib-olla veel sellise näite tuua, et kui inimesel on mingid pinged kehas, koed on pingesse tõmbunud valud, ükskõik siis kõhupiirkonna valud, südamepiirkonna valud ja need on tingitud sellest, et tal on mingid hirmud
või Jaa, et üleväsimus. üleväsimusega, ma praegu mõtlen rohkem, et mingid hirmud või mingid negatiivsed üleelamised, mingid negatiivsed emotsioonid ja tal on füüsiline valu sellest tekkinud. Ja nüüd väga keeruline on seda füüsilist valu vabastada ilma, et ta läheks sinna valu sisse, ilma, et ta läheks sinna negatiivse emotsiooni sisse. Ilma, et ta koostööd Ja teeks ilma, sinuga. et ta koostööd teeks ja vot, kui hakata neid kudesid vabastama, mis on need pingelsse tõmbunud mingisugusest negatiivsest läbielamisest või mingist tähendusest, mis ta on andnud asjale, mis on tema jaoks väga raske, siis tahes-tahtmata need protsessid võivad tulla ka pärast ülesse. Jah, peale teraapiat, peale kui uks kinni on pandud. ja siis on vot see koht, kus inimene, ta peaks rahulikult siis need protsessid läbi Aega andma kehale. Ja need ei ole kerged, nii emotsionaalselt kui kehaliselt. Ja siis, kui me hakkame vastu tõrkuma, et ma ei taha, vot siis ma tõmban uuesti selle valu ülesse. Ja vot see ongi, tekib see konflikt, et sa proovid kabinetis selle valu lahti arutada ja ta läheb koju ja ta tunneb, et see protsess veel tahab üles tulla, selle asemel, et rahulikult see läbi vastu võtta, tunnistada. Siis kas hakkab rahmeldama või võtab tabletti? Et inimene tihti tahab sellest nagu põgeneda, selle kinni panna ja vot siis tuleb see valu ja võib veel väga hoogsalt see valu tagasi tulla. Et need nüansid võivad olla, kus peale vastuvõttu tekib keeruline olukord. Osteopaadina, kuidas piiride hoidmine võib olla kabinetis parem kui liigne hoolimine? No liigne hoolimine tähendab minu jaoks kohe seda, et neutraalsust ei ole. Et see osteopaadi tööd tehes ja ma usun, et kõik teraapiavormid nõuavad neutraalsust terapeudilt. Ja kui seda koolis räägitakse. Et nõuavad neutraalsust, see tähendab seda, et ma ei pane oma emotsioone sinna sisse, vaid ma olen neutraalne. Ja ei nuta patsiendiga koos, kui on isegi kole lugu. Aga ma olen samas hooliv. Et ma hoolin temast, aga ma ei pane sinna oma emotsioone sisse ja see on nagu hästi oluline olla see neutraalne punkt seal ruumis, mis ei lase ka patsiendil ära uppuda sellesse emotsiooni. Ära uppuda ja vett valada sulle, et lihtsalt rääkida, mitte midagi öeldes. Ja oluline on ka, et terapeut ikkagi oma ruumi hoiab ja tema teeb teraapiat selles, neid tegevusi, mille eest ta ise suudab vastutada. Ja milles on kokku lepitud. Ja milles ta ei tee neid tegevusi, mida patsient tal ütleb, et tee nüüd. Et see teraapia päris nii ei käi, aga samas ei tee midagi jõuga ja vägivaldselt. Ei kahjusta. Just, et see on sügav austus nii enda kui patsiendi suhtes, et minu jaoks on see oluline. Ja kindlasti see pool ka, et me ei lasku sellisesse rolli nagu ohver ja abistaja, et need on nagu väga hullud lõksud, et psühholoogiliselt on kindlasti inimesed ka, kes on lugenud ja õppinud, peaksid olema teadlikud, millised rollimängud need on ja kui lihtsalt... Ja me koolis ka räägime õpilastele neid. Et see ei ole ka mitte koht või vorm teraapia kabinetti. Aga Ragna, sul on suured kogemused, et kuidas sina oma kabinetis neid piire sead nii, et pigem me lepime kokku, mis on ootused ja ma saan vastata, kas ma vastan ootustele või see ei ole minu võimuses. Ja ma kipun ka küsima, et kui palju kaasa töötatakse minuga, et kas tal on ressurssi enda jaoks või ta lihtsalt on teekonnal ja tuli läbi astuma. Minu jaoks on hästi oluline, et inimene, kes otsib lahendust, tal oleks ressurssi ka selle lahenduseni minna ja seda endale lubada. Sest kui ta, kõige lihtsam näide, kui on üleväsinud ja ta ütleb, et ta ei saa ennem kella 1 öösel magama minna ja ta ei taha seda muuta. Ja kell 7 peab ta tõusma ja tööle minema. Siis ma saan talle koheselt öelda, et me ei saa millegis kokku leppida.
see ei ole minu pädevuses. Et ärge raisake enda ja minu aega, lähme edasi siit. Natukene võib-olla vaatajate-kuulajate jaoks selgituseks, et kui inimene tuleb kabinetti, siis põhimõtteliselt lepitakse omavahel kokku suuliselt tingimustes, et millega ja kuidas edasi lähme, et see on põhimõtteliselt nagu tööintervjuugi, et tööandja peab teadma, kas töötaja sobib ja töötaja peab teadma, kas see töökoht talle sobib. See on nüüd küll niisugune suur ja lai näide, aga ma usun, et kõik on sellega kokku puutunud, et teraapiakabinetis osteopaadi vastuvõtul käib ka alguses sinna juurde kokkulepe, et millised ootused on siia tulnud inimesel ja millised võimalused on osteopaadil pakkuda ja kas see sobib kummalegi poole. Kaidile küsimus pärast Marikale ka, et milliseid ekslikke ootusi on sinu kabinetis ette tulnud? Hea küsimus, natukene mõtlen. Äkki Marikal tuleb? No mul oli üks selline uljas inimene hästi uuris igasuguste teraapiate kohta ja siis ta oli vaadanud internetis kaelatraste, kuidas tehakse. Ja siis ta tuli mu vastuvõtul, ütles, et ta tahaks kaelatrasti saada. Et selline olukord on olnud. Ja mis näidustuse peale või lihtsalt, et ta tahaks seda kuulda ja kogeda? Ta lihtsalt tahtis kaelatrasti saada. Tuli nagu tsirkuses, et viska nalja ka. Et see on... No võib-olla on mingisugused ootused inimestel olnud, et kuidas see osteopaatia võiks olla, et käib nagu tellimuse peale, aga no mina ei oska niimoodi läheneda, et kui ma... Ja me ei õpeta koolis ka sellist lähenemist. Et see on hästi oluline, et terapeut ikkagi tunnetaks, kuidas ta saab seda keha toetada ja mis see keha talle räägib. Mitte niivõrd, mis see inimene talle räägib ja mis see suu räägib, vaid mis see keha räägib, sest keha ei valeta. Et see info, mis me kehalt saame, on ikkagi see reaalne, tõeline info ja ma oma töös lähtun sellest. Ja kui ma näen, et mingi teema seda kehad aitab vabastada, siis ma seda kasutan ja kui ma näen, et mõnikord seda ei aita, siis ma lihtsalt töötan kehaga, aga ikkagi keha on see, mis annab infot ja kui inimene tuleb oma ideedega ruumi, siis ma paraku ei saa nendest lähtuda. Kaidi? Natuke mõtlesin, tuli meelde küll. Üks juhus oli selline, kus meesterahvas astub uksest sisse, et ma ei tea, mis ma siin pean tegema, aga mul naine käskis tulla. No kui naine käskis, siis ja mehel endal mingisuguseid soove ei ole, aga siis... Naine ei öelnud, miks ta mees peab tulema? Naine saatekirja ei andnud või? No mingi saatekirja ta andis, et mis tuleb teha, et juhendid olid kaasas, aga kui inimene ise ei soovi, siis ei ole vaja minul naise ütluse järgi küll midagi tegema hakata, et see ei ole see koht, kus saatekiri ja teeme, mis ette kirjutatakse. Ja ütleme, teine selline huvitav juhtum oli see, kus vanem proua tuli ja ütles, et kosmeetik saatis mind. Ta ütles, et ta ei saa mind ilusaks teha, et mul on vaja osteopaadi juures käia. Ja tegelikult oli lugu selles, et kosmeetik oli mõelnud, et kui naisel on kael, õlad pinges ja tal on rüht paigast ära, et see mõjutab ka nägu, et endaga on vaja ka üldiselt tegeleda, et hea ja ilus välja näha. Et selle patsiendiga me läksime edasi teraapias ja saimegi palju parema tulemuse igatahes peale teist või kolmandat nii-öelda teraapiat. Ta oli juba päris õnnelik ja rahul, et ta näeb palju parem välja. Meile näidati, et meil on paar minutit veel jäänud, et võtame kokku. Kui sa lähed osteopaadi juurde või kui sa lähed ka osteopaatiat õppima,
siis miski ei kinnita su senist identiteeti enam, vaid vabastab sind sellest. Sa oled õigel rajal. Ja see rada ei vii sind mitte kuhugi mujale kui iseendani. jah, see on väga oluline sealjuures, et sa muutud ja et sa oleksid valmis. Aga lähemale ainult iseendale, mitte kusagile kosmosesse. Ei lähe ka kosmosesse. Lihtsalt tuleb välja see mina, keda sa oled pikka aega peidus hoidnud, varjanud, püüdnud võib-olla teiste meele järgi olla ja maskidega katta ja mida iganes. Ja ega seesama kehtib ka osteopaadi juurde tulemise kohta, et kui sa oled valmis avama uksed ja endale lähemale minema, siis see töötab kõige paremini. täpselt. Jah. Nõus. Kõik me lõpetasime. Aitäh teile kuulamast ja jääge ootama järgmist podcasti. Uute kohtumisteni. Kohtumiseni. Kohtumiseni.